alustan teekonda suhteliselt hilja, kell 8:45. Vastuoluks eilsele on jalutuskäik planeeritud üsna lühike. Kui kerge või raske see tuleb, eks seda näitab päev. Just täiesti hommikul algas taas uduselt. Ilmateade lubas okei ilma. Mis päriselt tuleb, ka seda näeb. Tuul on üsna tugev, silmaga on näha, kuidas pilved liiguvad. Kas see kaamerasse ka paistab? Seda ma natuke kahtlen, no võib-olla. Aga jah, et muidu näha on väga soe ka just pole. Väike udusevõitu vaatamise koht. Ja edasi läheb praegu mäest alla lõbusalt. Vaatust, järsud kurvid, järsud laskumised. Ees on Austria-Saksamaa piiripunkt, kohe-kohe olen jälle Saksamaal tagasi. Tadaa! Miski väike ka veel. Täiesti suvalises kohas, väikese tee ääres ja pildid peale maalitud. Fonten on just see koht, kuhu ma praegu suundun ja näitab noolekene sinnapoole. Minu teega paralleelselt voolab siin Foltenini ja edasi Füssenini välja Vilsi jõgi ja see on Donau lisajõgi. Tee kulgeb rõõmsalt ja hetkel ka lihtsalt. Indiaani mänguplats. Keegi ei mängi, eks peab siis natukene ise neid hobuseid proovima. Ees paistab miski justkui näidismajade kompleks. Vilstal Säge ja asub 910 meetri kõrgusel. See näidismaja tegelikult on siis külaliste maja Vilstal Säge. Ja kohati näidatakse Vilsi jõge päris lähedalt. Väike evain, kes seal seda teed mööda sõitma juhtub, otse jõkke pauhti. Mõnus on jalutada niimoodi eemeha taustaks. Jammi. Mis nüüd ostab? Ja jõuangi otsapidi Antoni asulasse välja. See jupp oli küll päris lühike. Sellise mäe jalamil asub Fronten. Ja vesirattad töötamas. Üks ning teisel pool teine. Teen külale väikse kiirukese, vaatan siit ümbruskonda. Mõningaid vaateid. No ja, linktee on kahjuks kinni pandud. Liiga ohtlik vist. Lingikujuline tiik keset küla.
paistab ilus küla. Neid silte näen ma ühes ja teises kohas ikka. Corona-Warnsin stoppen. Alguses ma lugesin, et koroonavaktsiin, aga Warnsin on saksa keeles hoopis teine sõna. See tähendab nagu, et koroona nõvedus või mingi siuke asi, et see tuleks peatada. Ja ees paistabki minu tänane hotellimõnude nautimise koht nimega Birkenhof. Mul oli õnne juba kell 12 on esimese koduse toa valmis, mis tähendab, et minu tuba on ka valmis. Siuke päris kena tuba ja rõdu on ka. Et parajalt aega natukene tõsisemaks pesu pesemiseks täna.